kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! See saade ilmselt on juba natukene hiljaks jäänud, sest nii-öelda viiruste hooaeg on juba alanud, aga sellegipoolest on oluline rääkida natukene sellest, kuidas ennast siis sellisel sügistalvisel perioodil toetada, et oma immuunsust turgutada ja üleüldiselt, kuidas ka nendeks ka järgnevatel aastatel nendeks hooaegadeks vaikselt ette valmistuda, et sinu immuunsus oleks tugev ja iga mööduv viiruse hoog sind maha ei murraks. Nii et soovin sulle mõnusat kuulamist. Minu tänasteks saatekülalisteks on doktor Pille Märtin, kes on nakkushaiguste arst ja doktor Krista Ress, kes on siis allergoloog ja immunoloog, ma ei tea, minu jaoks on need sõnad lihtsalt nii keerulised hääldada. Mul on hästi hea meel, et olete siin, et mõlemad juhite oma osakondasid ja keskuseid ja siis, et te leiate tegelikult aega selle jaoks, et sellest teemast ka rääkida väljaspool arstikabinetti ja väljaspool oma osakonda, sest tegemist on hästi olulise teemaga, nii et aitäh, et olete siin. Aitäh kutsumast. Ma võib-olla alustaks seda vestlust sellega, et mida te olete mõlemad pikalt töötanud sellel alal, et mida te olete näinud, ma ei tea, ütleme 10 aasta jooksul, et mis on muutunud siis inimeste tervise osas või siis samamoodi ka viiruste, võib-olla sellise viiruste poolt enda poolt, et tihtipeale ma kuulan sellist sõna, et viirused on nii agressiivseks muutunud ja kõik uued viirused on nii palju hullemad kui eelmised, et kas see on nii ja mida te ise olete täheldanud? Alustame võib-olla jah. Ei saa jätta mainimata, et meil äsja möödus üks K-tähega viiruse pandeemia üle terve ilma ehk siis koroonaviirused võtsid kätte ja põhjustasid üleilmse segaduse, mis siis kestis pea 2-3 aastat enne, kui inimesed said aru, et see on uus viirus, õpime ära sellega toime tulemise. Et kui nüüd rääkida 10 aasta perspektiivis, siis 2009 pluss miinus, nüüd rohkem kui 10 aastat tagasi oli meil seagripipaanika, et nüüd on meil uus gripp ja mis nüüd saab. Et tegelikult viiruste maailm on lakkamatus muutumises ja kui me mõtleme, kui vana on tegelikult mikroobimaailm kui selline, siis meie inimeste eksistents, mikroobimaailma eksistentsi kõrval, kui nüüd võtta 24 tundi ööpäevast, on umbes 2 minutit ja 43 sekundit. Nii et kui meie siin täna arvame, et issand, mis nende viiruste ja bakteritega lahti on, kõik on segaseks läinud, siis nende meelest me oleme niisugune ähmane mööduv sekund ja jube tore elukeskkond, aga neil on täiesti suva, mis me neist arvame. Et tegelikult arvata, et selle 10 aasta jooksul on midagi dramaatiliselt muutunud peale koroonapandeemia, päris nii ei saa öelda, et nakkushaiguste arstina olles töötanud tükk maad rohkem kui 10 aastat olen ma näinud igasuguseid ärevaid hetki, mille nimi on küll seagripipaanika, küll SARS-i-paanika, siis oli jahutolm lendas ja pärast tuli välja, et kuskil maailmas oli Siberi katk, et igasuguseid asju juhtub mikroobimaailmaga, kui me nendega kokku puutume. Ja kui teiselt poolt vaadata, siis eks aeg-ajalt selliseid paanikaid on natukene vaja, et inimesi jalgupidi jälle maa peale tagasi tuua. Et me unustame ära just täpselt, nagu Mille ütles, et me ei ole siin esimesed. Ja tõenäoliselt jääme ka viimasteks. Ehk et meie peame arvestama ja kohanema sellega, mis ümberringi on. Ja aeg-ajalt ju siis on vaja selliseid ägedalt tulevaid haiguspuhanguid või viiruseid, mis meid õpetab sellega, et selleks, et ellu jääda, tuleb natukene mõelda. Aga kas inimeste immuunsuse vaatest näete muutusi? Inimesi on viimase 4, 5, 60 aastaga maailmas umbes 9 korda rohkem, kui need siis oli. Ja ärgem unustagem, et enne seda aega nii umbes
möödunud sajandi algupoolel suri inimkond üsna reeglipäraselt välja, kui nad linnadesse elama kolid ja just nimelt nakkushaiguste pärast. Ehk siis need geenid, mis meile pärandati nende seltskonna poolt, kes siis tol hetkel ellu jäinud, on meid siia välja kandnud ja on meid nii palju siia maailma toonud, kui palju meid praegu parajal hetkel on, mis tähendab ka tunduvalt suuremat mitmekesisust ka inimeste endi hulgas, mis tähendab, et on väga palju neid variante rohkem, kui siis, kui näiteks meie vanaemad ringi askeldasid ja arstiabi otsisid ja immuunsusest võib-olla midagi ei teadnud. Just, ja tegelikult kui vaadata, et siis meil on inimeste liikumine maailmas on oluliselt suuremaks läinud, et väga suur vahe on inimese immuunvastuse võimekusest, kas ta elab ühes konkreetses piirkonnas ilma kuskil käimata või ta käib mööda maailma ringi ja puutub väga palju need erinevate agensitega, faktoritega kokku, mistõttu tema immuunsüsteem ka õpib üht-teist koma juurde, et see immuunsüsteemi õppimine on meid aidanud elus püsida. Ja sellest immuunsüsteemi õppimisest võiks tegelikult täitsa eraldi natuke rääkida, sellepärast, et kas me räägime lastest, on ju, et nende immuunsus ju ka õpib iga viirusega, on ju, et võib-olla alustuseks rääkidagi see osa lahti, kuidas see immuunsus siis töötab, kuidas ta õpib nende viirustega toime tulema, mis siis järjest on natukene võtavad oma vormi, on natuke teistmoodi. No igal lapsel, kes ta sünnib, tal on teatud immuunsüsteemi funktsionaalsus olemas. Mõned asjad on tal nii-öelda naiivsed, ehk ta ei ole veel piisavat maailma näinud. Mõned asjad on ta emalt kaasa saanud, mis tõttu on väga oluline emade tervise säilitamine ja esimesed eluaastad on täiesti normaalne, kui inimene natukene sagedamini põeb ka kuni koolieani on täitsa normaalne, et väike inimene natuke sagedamini põeb, sest et ta õpib tundma. Tähtis on see, et ta ei põeks eluohtlikult ja neid haiguseid, mis on eluohtlikud, nende suhtes, mille suhtes meil väga sageli enam ei ole elupuhust jumal tänatud kokkupuudet, aga me saame immuunsüsteemi õpetada natukese väiksema vaevaga ehk siis vaktsineerimise teel ja selle läbi immuunsüsteem õpib ja saabki oma asjadega paremini hakkama. Ehk et kõigil meil on immuunsüsteem sünnilt kaasas olemas, mõnel üksikul, väga harvadel juhtudel see ei tööta nii, nagu me tahaksime, aga valdav osa inimestel on see kõik toimiv, lihtsalt me peame andma endale aega natukene õppida. Miks me koolis käime samamoodi? Keegi ei saa ülikooli sisse 7-aastaselt. Ehk et selleks, et ülikoolini jõuda, on vaja 12 aastat koolis käia. Et seda teeb ka meie immuunsüsteem, et kui me asume siia ilma porgand paljana, ei ole me väga paljud veel näinud, siis me esimestel eluaastatel peamegi natukene õppima, et hakkama saada. Sest on ju kahte tüüpi nii-öelda immuunsüsteemi reaktsiooni, et üks on see kohene, mis toimub sekunditega, teine ongi, mis on mälu pealt, on ju nii-öelda tal on oma mälu ja siis ta selle pealt hakkab toimetama, võib-olla lahendusi leidma. Oleme sellest õigesti aru saanud. Adaptive on siis võib-olla see üks ja... Siin on natukene rohkem kui kahte tüüpi. Neid tüüpe on väga palju, aga kui nüüd nii-öelda mõelda selle immuunsüsteemi reaktsiooni peale, et kuidas ta näiteks infektsiooniga kokku puutub, siis jah, tõenäoliselt on meil olemas nii-öelda suures laastus 2 vastuse varianti, et üks on see, mida meil juba olemas olevad rakud oma praeguse võimekuse pealt suudavad kohe teha, et see nii-öelda esmane kaitse ja teine on siis see, mis tekib nendel rakkudel sel hetkel, mis areneb välja, kui me selle infektsiooni tekitaja kokku puutume ja see võtab aega. Ehk et meil on see nii-öelda esmane võimekus kohe reageerida, tekitada kehas äge põletik, tekitada haigustekitele ebamugav keskkond, et ta ei saaks levida ja selle aja jooksul, kui me seda nii-öelda ebamugavat keskkonda talle hoiame, et ta ei leviks, meie nii-öelda täpsem immuunsüsteemi osa, kes siis spetsiifiliselt selle haigustekitajaga võitlema hakkab, suudab ennast mobiliseerida, toimetama hakata. Kas see tähendab ka seda, et kui ma jään haigeks ja tuleb mingi uus gripp või näiteks kas või vana, mida ma olen tegelikult juba läbi kogenud, siis ma peaksingi lubama endal rahulikult haige olla ja mitte suruma seda erinevate ravimitega alla, et immuunsüsteem saaks õppida või kuidas seal sellele siis läheneda? No esimest väikest palavikku alati ei tohiks kindlasti maha võtma hakata, see ongi see meie esimene kaitse. Et keha üritab päästa ja tekitab ebasoodsa keskkonna haigustekitajatele, see ongi väike palavik, see on halb enesetunne, mis sunnib meid jääma koju, annab meile märku, et ei ole vaja seltskonda minna inimestega suhtlema, seda teistele jagama.
Ja see väike palavik ongi selleks hea. Kui see palavik ületab seal 38-39, no siis seda ei ole mõtet enam taluda, sest see teeb juba kehale raskusi. Aga väikest palavikku 37-37,5 ei pea maha võtma hakkama. Kas on õige väita, et immuunsus on sügisel nõrgem? Sest tavaliselt on see ka niisugune lause, mida visatakse õhku. Kindlasti ei saa sellega päris nõus olla, sellepärast et viiruste hooajal levivad viirused inimeste vahel ja viirustele meeldib saada 2 viiruseks ja selleks kasutab ta sellisel hooajal eeskätt rääkimist, suhtlemist, aevastamist, tatistamist ja kõiki muid teid, eks, ja inimesed sügiseti satuvad kokku. On nad suviti laiali, vähemasti siin kliimavööndis. Ja siis nad satuvad sügisel kokku ja kukuvad omavahel jagama. Et viiruste jagamine algab ju nõksmaad enne seda, kui inimene ennast halvasti tunneb. Üks pisukene enne hetke. Ja see ongi nende ellujäämistrateegia olnud läbi aegade hämaruse siin maailmas, et tee inimene selliseks, et ta jagab seda teisele inimesele, aga pisut enne seda, kui ta aru saab sellest, et ma seal juba askeldan. Ehk siis väita seda, et me pärast kosutavat suvepuhkust, mis loodetavasti oli selline, et tõesti terve ja rõõmus ja mõistus on selge ja uni on hea ja nii edasi, et mis järsku oleme äkitselt pikali maas lühikese aega, seda ei saa väita. Et enamasti on siin ikkagi mängus see, et viirused ja bakterid kukuvad levima mööda neid teid, mida nad on õppinud levima ja nad teevad seda inimeste vahel näiteks. Aga kuidas see kliima mängib selles? No siis on meil mujal maailmas on troopilised alad, kus siis inimesed vihmaperioodil satuvad kokku ja kus täpselt samamoodi need hingamisteede viirused kukuvad siis palju paremini levima. Et pigem ei ole selles asi, et väljas on vihmane ja sombune, vaid just, see, et me lihtsalt oleme väga palju ühises ruumis. Me oleme koos, jagame koos seda kaamust. Need on need 2 asja, need müüti, mida mina olen kõige rohkem kuulnud. Millised müüte teie olete veel kuulnud, mis levivad immuunsuse kohta? Hästi palju. Peamine müüt on seda, et immuunsust on vaja kindlasti tõsta. Et neid müüte on tõesti väga palju, aga see on üks esimesi, mida ma tahaks öelda, et immuunsus on selleks, et hoida inimese keha tasakaalus. Ja tasakaalu tõstmine tähendab selle keha ja organismi tasakaalust välja viimist ja seda meil tegelikult ei ole vaja. Väga paljude haiguste korral on immuunsus ülemäära tugev. Ehk et kui me üle doseerime asjadega, mis võiksid immuunsüsteemi funktsiooni tugevdada, siis me ei pruugi alati head saada. Ehk et kõige lihtsam on mitte mõelda üle, mitte sekkuda sinna, kus pole vaja ja teha neid asju, mis meie elu aitaks tasakaalus hoida. Räägi sellest natuke lähemalt, et millises olukorras inimene, millise käitumisviisiga võib siis teha liiga palju ja kuidas see siis lõpuks võib talle karuteene tuua? No neid variante on väga palju. Kõige sagedasem ongi see, et me ostame mingisuguseid toidulisandeid, mille mõjust, efektist me tegelikult päris lõpuni ei tea. Ja mida võib-olla ei ole ka selle koha pealt eriti uuritud, mis eesmärgil neid müüakse. Ja sellega me võime immuunsüsteemi tasakaalu välja viia. Ehk et see ei ole eesmärk, mida me tahaksime saavutada. Ja väga sageli kõige lihtsam, mida üle süüakse, ongi erinevad vitamiinid, erinevad toidulisandid, igasugused kuni immuunsüsteemi aktiveerivat ainetena, mida on võimalik interneti avarustest leida, millel ei ole tõenduspõhisust taga, et ta kuidagi pidi hästi meie kehale võiks mõjuda. Ehk ei pea üle mõtlema selle koha pealt, et tarbida midagi, mis meie immuunsust parandaks, vaid tuleb mõelda selgelt ja talupojalikult arukalt, et mida me ise saame teha, et mitte oma keha tasakaalust välja viia, et magada piisavalt, süüa normaalselt, mitte ühekülgselt, vaid just piisavalt mitmekülgselt. Teha tööd soovitavalt, mitte üle pingutades. Ma saan aru, et ma tahan liiga palju soovitada, aga ja viibida värskes õhus. Viia lapsed välja ja minna ise välja. Ehk siis meie mikroökosüsteemile, mis meie keha asustab, et meil on siin, kui geneetika poole pealt vaadata, siis meid on siin inimesena väga vähe ja suurem jagu meist on bakterid, viirused, seened ja igasugu muu tegelased. Et kõik see ökosüsteem armastab tasakaalu ja selle ökosüsteemi hoidmine tähendab kaudselt just nimelt seda sama, et me puutume kokku muu maailma elu ja oluga, mis tähendab laste puhul õues mulla, rohu ja mille kõige muuga, mida
mida nad seal õues mängimiseks kasutavad ja kui me sööme mõistlikku toitu, mis tähendab seda, et seal on näiteks kiudained üksjagu sees. Et seedetrakti asustavatele tegelastele meeldib see kanges, neile meeldib tööd teha, neile meeldib lammutada, neile meeldib mässata ja neil ei tohi igav olla ja nende mitmekesisus peaks olema nagu eesmärk, mis neid nagu meid kannab edasi seni, kuni me oleme 100+ aastat vanad. Et me ei ole päris sellises tarkuse astmes, et me suudaksime seda ökosüsteemi teadlikult, tahtlikult 1-2 tableti või mõne muu ettevõtmisega väga palju mõjutada, aga see, kuidas me oma igapäevast elu sätime ja toimetame, see meeldib sellele ökosüsteemile ja seeläbi hoiab tema meid ka. Kohe lähme müütide juurde tagasi, aga selle ökosüsteemi hoidmise osas, kui me räägime näiteks sellest samast koroonaperioodis, siis kuidas see desinfitseerimine mõjus meie ökosüsteemile, mis te ise arvate? Kuidas, selles oli mingites hetkedes kindlasti vajalik, aga... Oligi vajalik, sellepärast, et kui viirused satuvad käte peale, siis nad püsivad seal, pool tundi, tund, kuidas parasjagu kellelgi mahti on kätega toimetada ja inimene, mida kätega teeb, näpib nägu, umbes 16 korda tunnis või minutis. Et kuidas ta seda ise tähele ei pane, aga pistab oma näpu nina juurde, silmade juurde, kuskile limaskestade lähedusse, seal ongi viirusel hopsti võimalus. Ehk siis, kui kogu aeg käsi ei pese, siis vahetevahel desinfitseerimine hävitab selle viiruse, ta nii-öelda koaguleerib, lükkab kokku, valgud kokku ja seal ei ole varianti enam, ta ei paljune enam, ta on koos. Kõik moos, tema jaoks on tee läbi, aga et ta muudaks seeläbi viiruse geneetikat, seda küll tähele pole pandud, et samuti on nende kõikvõimalike desinfitseerivad vahendid õiges doosis olema, õige sisuga, et selle koroonapandeemia ajal sattus sinna testainepudelisse suure ärevusega, igasuguseid asju. Et võib-olla mitte kõike seda, mis sinna oleks pidanud sattuma, see võib-olla tekitas omakorda mingeid müüte, et ei tea, et äkki ma ei peaks ja võib olla, aga tegelikult haiglates on neid kasutatud aastakümneid ja igate kanti töötavad vahendid selles mõttes, et nende eesmärk ei olegi see, et ta annab sulle igavesest ajast igavesti püsiva kaitse, et tegid korra oma näpud puhtaks ja see kestab seni kuni, ma ei tea, ülejärgmise päevani, vaid selle konkreetse hetke, kui sa tegid käed puhtaks näiteks pärast poest tulemist või pesid käed ära pärast tualetist tulekut või enne sööki, et tükk maad vähemaks läheb see tõenäosus, et seal näpu otsas keegi, kes natukest aega püsib, satub sinu silma või ninna või suhu. Sinna esimesse kaitsekihti. Täpselt, eks ju, esimesse kaitsekihti. Jah, et selle võis lihtsalt tekkida on ju see, kus inimesed hakkasid liiga palju hoidma seda puhtust siis enda ümber, et mitte midagi sellist ei lubanudki enam väga enda ligi, mida tegelikult, ma ütlengi, inimesed, kes tegelevad aiandusega, nad on väga, mingid uuringud on ju näidanud, et ilusad seda ka soolestiku mikrobiomi on ju mitmekesisust, et seal ei tekiks äärmusi, mitte kuskil ei võiks olla äärmusi, on ju. Normaalne kogus mustust meie ümber on täiesti okei, sest see aitab immuunsüsteemil õppida. Ehk et kui me elame klaasruumis, mis on kogu aeg desinfitseeritud, me sööme ületöödeldud toiduaineid, ei ühtegi värsket nii-öelda looduslikku igapäevast normaalset talupoetoitu, mida me oleme siin kandis muidu harjunud sööma. Meil on oma mikroobid. Just, et kui me seda kõike ei saa, siis lõpuks ongi nii, et surnujas ainult helendab ja keegi ära ei lõgune. Et see on paratamatu, aga normaalne mustus normaalses koguses on täiesti okei. Küll aga mida näitas, see nii-öelda viiruse pandeemia ja inimeste käitumine on see, et meile tuli tagasi see normaalne arusaamine sellest, et haige inimene istub kodus, haige inimene ei käi teistele seda jagamas. Ehk et see kipub nüüd jälle muidugi üle minema. Ma ei tahaks öelda, et meil uut pandeemiat vaja oleks, aga see nii-öelda ei püsi võib-olla väga hästi, et tavainimesele tõi ta selle nii-öelda teadmise tagasi, et haigus on see, mida ei tasu teistele jagada, et see ei ole minu enda jaoks hea ja see ei ole teiste jaoks hea. Aga kindlasti on inimesi, kes üle muretsevad ja nendele tulebki raustuseks öelda, et üle muretseda ei ole vaja, et see tegelikult on normaalne elu osa. Et ega asjata ei soovitata väikelastega peresse võtta, on ju ka lemmiklooma, et sealt saada oma mingeid mikroobe ja hoidagi neid käed mullas, et las nad kas või vahepeal söövad seda ja nii edasi, on ju, et eks niimoodi me õpimegi. Mis need müüdid veel on? Kas sul tuleb mõni selline müüt, mida sa oled kuulnud?
ei no see müüt, et külmetamine tekitab kõikvõimalikke tõbesid, see on nüüd nakkusarsti põllu peal ka üsna sageli teemaks, et oi, et ma sain eile külma ja näed, täna olen tatine, et sellega on nüüd ka vähe pistmist, et kui me räägime näiteks Arktikast või Antarktikast, siis seal külmetushaigusi lihtsalt ei ole. Et isegi kui need inimesed seal ringi toimetavad, siis esiteks pole seal miskeid viirusi ja teiseks on see tõesti külm. Noh, külmetadki nii, et vähe pole, külmetad omal varbad ja sõrmed küljest ära, kui sa kindaid ja saapaid jalga ei pane. Aga viirushaigust ei tule külje selle tagajärjel. Et viirushaigused siiski levivad kavalal moel, ehk siis teevad su tõbiseks ja tõbine inimene saadab naabri poole teele paljalt rääkimisega terve paksu pilve aerosooli, mis sisaldab iga kübe peal paarsada kuni paar tuhat viirusosist ja sellest juma piisab, eks, et õues on külm, võrdub kohe mingi külmetus, tähendab viirus, tähendab nohu, tähendab mida iganes, et tegelikult on seal taga hoopiski see, et levikuteed on sellised, mitte külmetus ja külm on õues, sellepärast me olemegi toas, kui on külm. Et see on niisugune hästi levinud, et inglise keeles on ka common cold, et just kui tavapärane külm ilm tekitab äkitselt ei tea kust mingi tõve, mis paneb inimese tatti istama ja aevastama ja voodisse pikali. Ja see on üks ka, mida ma väga palju kuulan, et ma külmetasin ja siis ma ütlen, et sellist asja ei ole olemas nagu külmetamine ja siis nii, aga kuidas see siis on nii, et mu laps läks ilma jopeta välja ja siis ta järgmine päev oli haige või et ma ei pannud salli kaela, ma tundsin, kuidas tuul tõmbas mind läbi ja siis ma jäin haigeks. Eks seal mingisugune teatud immuunsüsteemi nüanss võib juures olla, et kui meil 2 päeva varem, kui me väljas käisime ja meil seesama viirus seal ninas istus ja meil tegelikult ei olnud külm, siis see viirus lihtsalt ei saanud meist jagu. Aga kui me nüüd käime väljas ja meil ei ole ei saapaid jalas ega ei ole salli kaelas ja kindad ka käes ja mütsi paneme ka jaksust kotti, sest et see ei ole ju piisavalt mütsiga ringi käia, siis paratamatult keha peab panema oma jõud kuhugi mujale, mis tõttu ta ei suuda keskenduda selle viirusega võitlemisele ja viirusel on ju võimalus siis nii-öelda, kui jätakse ilma valvetest, ta teeb seda, mida ta plaanis teha. Levib. On sinul veel mõni müüt? Ega hetkel vist mingi sükust väga säravat, mis rõhutamist vajaks vast ehk ei olegi. Mille see siis on, et mõned inimesed on kogu aeg need, kes tõmbavad endale neid viiruseid rohkem ligi ja siis teised kõnnivad sellest hooajast sirge seljaga läbi ja isegi kui istuvad ühes ruumis haigete inimestega, siis ei saa seda endale külge. Ega meil on teatud geneetika kõigile kaasa antud. Et samamoodi on ka see, et miks osadel inimestel on juuksed heledad ja miks osadel on neid juukseid rohkem või vähem peas. Ehk et see täpselt samamoodi meil antud teatud geenipakett kaasa ja ehk see geenipakett mõjutab meie kõikide rakkude ja meie organsüsteemide funktsioone sedavõrd, et mõni ongi vastupidavam ja mõnel tekivad haigused kergemini külge. Teiselt poolt meie käitumine aitab sinna kindlasti juurde, et kes on sotsiaalsemad, rohkem lävivad teiste inimestega, on nii-öelda inimestega igapäevaselt kontaktis, seal on need infektsioonid kergemad levima, et ma arvan, et ega siin muud nüanssi väga ei olegi. On sinul midagi lisada? Ei, see sama, et mida ma päris alguses rõhutasin, et meid on maailmas väga palju rohkem. Ja see inimkonna mitmekesisus, mis meid tänases päevas saadab, annab ka võimaluse näha rohkem erinevaid reageeringuid, ehk siis kui 100+ aastat tagasi inimesed elasid ühes talus ja võib-olla terve elu jooksul käisid naabri juures külas ja maksimaalselt 10 kilomeetrit, siis kui palju sa inimesi tegelikult nägid või kui palju tega suhtlesid ja mismoodi siis käituti, eks, et nüüd me näeme seda mitmekesisust eriti suurlinnades kohutavalt palju rohkem ja siis jääb küll mulje, et miks see sirge näoga ringi kõnnib, eks endal pole häda midagi, võib-olla tal oli natuke häda, võib-olla kergelt kurk oli imelik, võib-olla nina oli kergelt kinni, võib-olla korraks tundis ennast väsinult, aga tema keha sai viirusega täpselt sellisel moel hakkama, mis ei tähenda, et ta ei levitanud seda. Viirus ikka levib. Et kellel rohkem, kellel vähem, kellel pikemat, kellel lühemat aega ja see, kui maailmas on ütleme näiteks väärikamas eas kaasteelisi
täpselt sama palju rohkem, kui neid oli palju varasemal ajal, ehk siis maailmas pole kunagi elanud nii toredat 80-aastaste populatsiooni, kui meil tänasel päeval maailmas elab. See tähendab ka hoopis teistsugust reaktsiooni, teistsugust vaadet ja tunnet, et midagi on maailmas teisiti. On küll. Mida mina ise olen näinud, on, need protsente on suhteliselt mõttetu öelda, sest neid öeldakse igal pool mujal, aga et kuna 70-80% immuunsüsteemist asub siin on ju kõhupiirkonnas, on ju, et väga palju seda ühelt poolt see, mis toitumine teeb meie mikrobiotaga ja soolestikuga, on ju, et sellega tegelemise tagajärjel inimesed ütlevad, et ma ei jää enam nii tihti haigeks, et see võib-olla selline immuunsüsteemi reaktsioon ei ole enam nii tugev, kui sa oledki toetanud ennast nii-öelda mitmekesise toiduga, su mikrobiota on seal mitmekesine. Kuidas te sellele osale vastate või seda vaatate? On päris õige selles mõttes, et mikrobioom inimese sedetraktis või inimese enda isiklik mikrobioom kaalub circa 1,3 kilo, natuke rohkem kui aju või umbes sinna-tänna kanti. Ja see on niivõrd suure mõju ulatusega, et me enda meelest marsime Marsi suunas praegu, kohe varsti maandume, aga seda, mida see ökosüsteem seal meie aju ja meie ülejäänud kogu kehaga teeb, sellest me hakkame alles praegu aimu saama, et mida tervem ja mitmekesisem see seltskond seal sedetraktis näiteks elab või kus tahes mujal meie kehas, et seda õnnelikumad ja rõõmsamad me ise oleme oma elus ja kui me sööme mõistlikku mitmekesist toitu ja meil on selleks praegu hetkel siinkandis suurepärased võimalused, et ei ole seda, et naeris kasvas või nisu ikaldus, et kõik on käepärast ja võimalused olemas ja see võibki tähendada päris suure hulga inimeste jaoks, et kui nad mitmekesiselt toituvad, mitte päris hulluks lähevad sellega, vaid tõesti terve mõistusega suhtuvad, et siis nad võivad sellest viiruste hooajast, mis juba käib, hõlpsamini läbi tulla. Jah, et meie immuunsüsteemile ju tegelikult ju lapsepõlvest juba antakse teatud suund kätte ja tõepoolest sedetraktis on väga palju, sedetraktiga seotud nii-öelda immuunsüsteemi rakke on väga palju, see pind on lihtsalt seal juba üüratult suur ja ehk see on ka see, mida me peaksime oma järgnevatele põlvedele edasi andma, on normaalse toitumise. Ehk et õpetada lapsi algusest peale mitmekülgselt sööma, meelitama ja näitama eeskuju ise normaalselt mitmekülgselt toitudes. Ehk et sellega me tagame nii-öelda ühe osa oma keha normaalse toimimise. Paratamatult sellest, et meil on suur osa kõrgemas eas inimesi, siis immuunsüsteemi võimekus vanemas eas juurde õppida ei ole enam nii hea, kui ta on elu esimestel aastakümnetel. Ehk seetõttu ongi seda olulisem see, mida me oma noorusest teeme, et kui me 60-selt arvame, et nüüd peaks hakkama tervislikult toituma, siis see rong on juba läinud järgmisesse jaama ja sinna järgi enam ei jõua. Et selleks, et 60-selt, 70-selt olla nii särav, nagu me tahaksime, et me oleksime õnnelikud, terved ja tunneksime elust rõõmu ka selles vanuses, me peame seda mõtlema juba 20-selt, 30-selt ja tegelikult juba siis, kui laps lasteaeda läheb, et elule normaalseid tervislikke harjumusi ja normaalseid toitumisharjumusi anda, see tuleb kodust kohe algusest peale sisse viia. Ja teine asi, mida ma väga palju näen, on inimeste stressitase, et kui see on väga pikki aastaid hästi kõrge, et siis ju ka immuunsüsteem saab nii tugeva hoobi, et kui tegelikult hakata tegelema kõikide nende mustritega, miks seda stressi nii palju on ja tegema neid muutusi, siis jälle on see koht, kus on hästi ilusti näha, et inimene ütleb, et issa, ma ei ole nii ammu haige olnud. Ja, äge stress mobiliseerib immuunsüsteemi. Aga kui see stress jääb krooniliseks ja püsivaks, siis see hakkab kurnama. Ja suure ja püsiva stressi foonil kindlasti immuunsüsteem ei ole enam suuteline oma tasakaalu hoidma. Esimene koht, kus järgi antakse, ongi nii-öelda infektsioonidele vastuvõtlikkus, kasvajate tekke, igasugused põletikulised haigused, ka need, mis meil juba võib-olla on geenides juba kaasa antud, aga mida me oleme suutnud oma normaalse nii-öelda stabiilse ja tasakaalus olemisega ära hoida, nende avaldumist. Ehk et kõik, mis meil geenide kaasa antakse, ei pea avalduma, aga
kui me nii-öelda pitsutame ennast üle, viime ennast nii-öelda tühjaks pigistatud sidrunini ja üritame sealt veel midagi välja pitsitada, no siis on vähe tõenäoline, et sealt midagi enam välja tuleb, midagi head. Ehk krooniline stress, püsiv stress ei too midagi head juurde. Ja see on see sama vana sõnakõlks, mida öeldakse, et magage normaalselt, hoidke normaalselt ööpäeva rütmi. See aitab meie kogul, kehal, mitte ainult immuunsüsteemil, kõigel muudel ka oluliselt paremini hoida ennast tasakaalus ja tervena. See kõige esimene soovitus, et kuidas sa magad ja võta uni fookusesse, siis kõigil on et see sama aga samas on nii oluline. See on nii oluline. Inimese disain on erinevate andmete järgi umbes 300 000 aastat vana ja see on selline disain, et nagu üritaks ürgvanale arvutile peale panna kõige viimast Windowsi, no ei lähe peale. Ehk siis meie stressitase, see meie ümbruse infovoog, mis meid tabab igal hommikul ja õhtul ja päeval ja öösel tahaks ka nagu kuskil info väljas olla, et ega me keha ei ole sellega kohanenud ja ei kohanegi lähema 50, 100, 1000 aasta jooksul. Et see, mis meile kaasa antud, sellega me koos elame ja kui stress vanasti tähendas seda, et issand, äkki mõõkhambuline tiiger kargab põõsast välja, see oli eluterve stress ja sa pididki jooksu pistma, sest muidu sa jäänud ellu, siis nüüd meile tundub, et see mõõkhambuline tiiger on iga minut passib kuskil kas ekraani taga või õues või naabri kisa kostis äkitselt kõrvaltoast. Et kõik see tekitab selle tunde, et andke mulle nüüd ometigi hingamisruumi ja tegelikult inimene ongi loodud, et sul peab olema hingamisruum, sul peab olema paus, sul peab olema puhkeaeg ja und on disainitud inimene nägema 8 tundi ööpäevas. Väikeste mööndustega, lastel rohkem, eakamatel pisut vähem, aga sinna kanti ta on jäänud see disain, eks me ei saa seda muuta, me ei saa öelda järgmisele põlvkonnale, et kuulge, magage 5 tundi, siis ülejäänud aega olete jõle produktiivsed. Ei saa, ei ole võimalik. Ja lisaks sellele, et seda infot on hästi palju, siis see infovoog, milles me oleme, tekitab väga paljudele väga suuri ootusi iseenda suhtes, võrdlusi, mis omakorda tekitab veel suuremat seda stressifooni, et see kõik on teema, millega lihtsalt peab koos unega tegelema, et neid mustreid ikkagist vaatama. Ja üks teema, mis ma veel tahtsin teiega põrgatada, kui palju te näete immuunsüsteemil ja veresuhkru kõikumisel seost, samamoodi nagu on seos mikrobiomil ja närvisüsteemi nii-öelda üle tegutsemisel siis ütleme. Ja kui ta püsivalt paigast ära on, ehk et kui on veresuhkru tase mitte nii-öelda tervislikus vahemikus, siis pika peale, nagu iga teise kõrvalekalde puhul hakkab ka siis nii-öelda immuunsüsteemi järgi andma, aga nii-öelda lühiajalisi päeva sees pisikesi kõikumisi, see on normaalne osa meie elust. Et pigem see, kui juba insuliiniresistentsus on tugevam ja liigud sinna eeldiabeeti, et siis sest on olemas ju nii-öelda väline stress, aga siis on ju väga palju ju ka sisestressi, mis tegelikult on ka ju immuunsüsteemi nõrgestav on ju, et kui keha ei saa tegelikult enam selle näiteks suhkruga hakkama sellisel kujul, nagu keha on loodud sellega hakkama saama, sest seda on lihtsalt liiga palju olnud. Ja need tegelikult teisi tingimusi on samamoodi, kus keha lihtsalt on juba viidud sellesse kohta, kus ta isegi kui ta on väga võimekas, ta enam ei saa, on ju. Siis tuleb meditsiin appi, et selles mõttes nende haiguste ja krooniliste põletikudega ja krooniliste haiguste puhul ongi see, et see on üks osa nii-öelda kroonilisest stressist keha jaoks. Ja seda tuleb nii-öelda arstide ja meditsiini eesmärk ongi püüda võimalusel, kus see on võimalik, inimene saada tasakaalu tagasi, et kui meil on tekkinud haigus, mida me välja ravida ei saa, aga mida me saame kontrolli all hoida, siis tuleb püüda seda ikkagi teha. Aga tõenduspõhiste vahenditega soovitavalt. Kuidas teie ütleksite, kuidas inimene siis saab aru, et kui näiteks praegu oleme me juba keset nii-öelda seda viiruste hooaega, aga kuidas inimene saab aru, et kas ta on valmis ja vormis? Et mille järgi ta seda siis hinnata võiks? Mis on normaalne nii-öelda? Sest kui seda üldse saab öelda, et inimeste kohta, et on mingisugune normaalne standard. Standardeid vast ei ole, et pigem ongi see, et kui inimene ikkagi suudab, me kõik jääme aeg-ajalt haigeks, see on täiesti okei. Aga lihtsalt, et kui see haigus läheb nii-öelda mõistliku ajaga üle ja ühest haigusest saadakse lahti ja vahepeal ollakse terved, siis see on täiesti okei. Sõltub sellest, et kus ma käin. Kui ma viibin
lähen külla ühele tuttavale, kellel on äge haigus kodus, kellegi laps on ägedalt haige, ma lähen järgmisele külla, on täiesti okei, kui ma sealt üht-teist üles korjan. Aga kui see haigus mind nii-öelda maha murrab ja ma ei saa tast lahti, see haigus kestab tavaliselt kauem või läheb kulgeb raskemalt kui vaja oleks, kui tavaliselt ette nähtult, siis seda on tagantjärgi näha. Ette on seda väga raske hinnata. Mis on selline normaalne haiguskulg, sest minul on ka öeldud, et köha võib olla sul 6 aega, see on normaalne. No üldiselt öeldakse, et nohu tuleb, ravimata kestab 14 päeva, ravides 2 nädalat. Et mõned asjade kohta me saame öelda, et on mingisugune, kui nüüd nii-öelda viiruslikust nohust rääkida, on mingisugune ette nähtud kulg. Kõikide teiste haiguste puhul peab seda nii-öelda normaalsust hindama tõenäoliselt meditsiinitöötaja, sest iga haiguse puhul on nüansid erinevad. On väga palju erinevaid infektsioone, mida... Hingamisteede infektsioonide hooajal on juba praegu oma 12-15 vähemalt tegijad põllul askeldamas ja igal ühel on oma väikene nüanss juures, eks nakkushaiguste arst ju vaatab igale viirusele eraldi otsa, et mõnel on peiteperiood lühem, mõnel pikem, mõnel on haigusperiood ette nähtud, keskelt läbi 8-9 päevad põed ja siis saad tasapisi terveks ja mõnel on 5 päeva, mõnel on 15 päeva, ja see sõltub paljuski sellest, millist inimest ta tabab, kas inimene on juba soodumusega, eks tal on mitu kroonilist tõbe küljes, millega ta muidu igapäevaselt maadleb ja on enam-vähem tasakaalus ja siis tuleb see üks nohuviirus ja lööb selle paigast minema kogu selle tasakaalu, et väga sõltub sellest ka sinna juurde, et siinkohal on inimese enda kogemus, nägemus, mismoodi ta on põdenud, kuidas ta on eelnevatest hooaegadest läbi tulnud ja milline on näiteks kontakt tema ravipersonaliga, kas eriarsti mõttes jälgib mõni spetsiifiline tohter teda, oma perearst, et kellega ta suhtleb, kuidas ta näinud on teda põdemas, et gripiviirus võib ju tabada nii lapsi, keskmisi inimesi kui ka väärikas eas kaasteelisi meil. Et võib väga-väga erinevalt kulgeda, et siin anda nüüd juhist, et gripp peab kestma täpselt 7 päeva, kui ta kestab sul 8 päeva, siis asi on halvasti, on issanda keeruline, sest viiruste maailm ei käitu matemaatiku skeemi, valemi ja juhendi järgi. Ja enda poolt me saame ju lihtsalt maksimaalselt teha, et käituda normaalselt, hoida oma elurežiimi normaalselt ja kui meil on haigusi, mille suhtes me ennast oma immuunsüsteemi õpetada saame enne seda perioodi, kus haigused suure tõenäosusega meile siia tulevad, näiteks neogripi puhul või siis sama koroonaviirus, mis meil oli, või siis kui meil on teatavad haigused, mis nii-öelda aeg-ajalt käivad, mille suhtes me ennast samamoodi kaitsta saame, et siis see vaktsineerimine oma immuunsüsteemi õpetamisega on see, mida me saame oma vormi viimiseks teha ja see on eriti oluline väikestel inimestel, eriti oluline kõrgemal seal inimestel ja eriti oluline nii-öelda raskete või krooniliste haiguste, eriti kui neid kroonilisi haigusi on mitmeid, eriti kui nad haaravad kas südant või hingamisteid, et nende puhul on see eriti oluline. Et nendel, kellel on tegelikult kroonilisi probleeme, nendel on juba eos immuunsüsteem lihtsalt nii palju nõrgem, et sellepärast tegelikult ju kõik, väga paljud ju, kes COVID-i tõttu olid väga raskelt haiged või lausa surid, et eks seal on ju ka tehtud nii palju seda statistikat, et mis olid need kaasnevad haigused on ju nendel inimestel just, et ega seal ongi nende immuunsüsteemil on ka limiit, millega ta saab hakkama, on ju. Ja seal pigem ma ei ütleks, et nende inimeste immuunsüsteemid on nõrgemad, vaid nende immuunsüsteem kas on juba millestki muust põletikuline, ehk et ta on juba üleaktiveerunud või ta lihtsalt on hõivatud kõikide muud asjade tegemisega juba, et ta lihtsalt ei ole enam võimekust, et ta juba toimetab oma maksimumtuuridel. Aga seda ei saa küll öelda, et nendel inimestel oleks immuunsüsteem nõrgem olnud. Väga palju ju, ma ei tea, teed kuskilt portaali lahti ja siis on 10 asja, mida sa pead tegema selleks, et või selleks viiruste hooajaks valmistuda, on ju, et siis seal on mingisugused vitamiinid ja siis seal on erinevad sellised elustiili soovitused. Kas teil on ka mingisugused kindlad soovitused, mida siis teha, et ennast hoida vormis peale selle, et me rääkisime, et uni on hästi oluline, et me peame hoidma seda stressitaset, tegelema sellega ja sööma mitmekesiselt. Kas sellele lisaks on tegelikult mingisugused väiksed, mitte imerõhud, aga mingisugused olulised pusletükid, nagu mis peavad olema veel paigas? Haigena püsi kodus. Ja liigu õues ringi värske õhuga. Mis siis, et õues on vihm ja ma ei tea, mis iganes sealt alla tuleb taevast. Ei ole halba ilma, on valed riided, nii et seda tuleb leida.
Et teil ei ole seal nii, et hakkate sügisel sööma rohkem C-vitamiini ja jooma ingveriteed ja? Mis jaoks? Meie laiuskraadil inimesed peavad võtma D-vitamiini, sest seda päikest, millal me teda viimati nägime, ei ole ju väga sageli. Ehk et septembrist aprillini kõik võiksid võtta D-vitamiini juurde. Väiksed inimesed alla 5 aastat kindlasti ka suvisel perioodil, aga muud rutiinselt kõigil võtta ei ole vaja. Aga kui teie jääte näiteks te tunnete, et midagi hakkab nagu tulema, siis kas on midagi, mida te teete selle jaoks, et toetada kuidagi keha veel eriti selle viirusega hakkama saamisel või et ei läheks hullemaks? Aeg maha. Igavene pirakas tassides lemmik teed, ei pea tingimata olema seal nimekiri kõrval, milline komponent sinna sisse läheb, see, mis tõeliselt meeldib ja maitseb. Võib-olla törts vanaema mett sisse ja kui tundub, et see meeldib ja kui ei meeldi, no mis siis ikka. Ja vaadata, et seda teed ja jooki jätkuks, ei jäta ennast söömata, et ei taha ja isu pole ja nina on kinni, imelik on olla. Et ikkagi see käib ka sinna juurde ja sellest esialgu täiesti piisab. Ja ei roni õue suhtlema naabriga või kuskile mujale, et ütled tööle, et siuke lugu, et ma pean täna hoidma ennast, et te pühiksite tervena. Et... Just. Pleed, soe tee, diivaninurk, hea raamat. Need on need asjad, et aeg tuleb maha võtta. Keha annab meile märku, kui meil on häda, kui tal on häda. Ja kui meie paneme tema suuremasse hädasse, siis see haigus tõenäoliselt võtab võimust ja teeb oma töö. Kui ta meile märku annab, siis on mõistlik teda kuulata. Ükski suhtlus ei saa toimida nii, et üks ütleb ja teine ei kuula. Edukaks suhtluseks on vaja 2 poolt ja kui keha ütleb ja immuunsüsteem ütleb, et nüüd mul on vaja põdeda, võiks teda kuulata. No, me rääkisime sellest esmasest kaitsekihist ja need limaskestad on meie esmane kaitsekiht, et kas seal kui olla siis seal puhata ja anda kehale seda puhkust, mida ta väga palub, kas on veel midagi, mida siis nagu just nende jaoks teha? Ma kujutan, et ikkagi neid tube õhutada ja lasta seda värsket õhku sisse, on ju, ja ka nagu väga palju räägitakse kohe, et hakka endale laskma mingeid asju ninna ja ma ei tea, tee ninapesu ja niisuta siit ja sealt ja et kas sellised asju teie arstidena, kes on selles maailmas kõige pädevamad üldse siin Eestis, et kas te teete? Jah, teeme ja soovitan patsientidele ka, et kuiv ninalimaskest, ütleme, et kui meil on kütteperiood just alanud, siis kuiv õhkruumis muudab ninalimaskest väga kuivaks, mis tõttu teeb ta vastuvõtlikumaks infektsioonidele. Siis selline õhuniisutaja võib-olla isegi täitsa. Kas õhuniisutaja või siis lihtsalt tulebki vaadata, et võib-olla vahepeal natuke akent lahti hoida võib-olla asjad või vaadata üle, kuidas nii-öelda kodus see ventilatsioon töötab, et kas ta peab nii kõvasti tõmbama. Ja kui meie ruumi õhk on normaalne, kui me käime piisavalt värskes õhus, siis see nina saab korda. Mõnel inimesel võib-olla ninalimas, ütleme, et üldse limaskestad on kuivemapoolsed, seda võib juhtuda vanemas eas rohkem, siis tuleb kasutada nii-öelda niisutavaid salve selleks, et lihtsalt limaskestad suudavad meid kaitsta siis, kui nad on terved. Kui nad on kuivad, siis sealt tuleb nii-öelda infektsiooni tekitaja ka, tal on ruumi kuhu kinni, tal on võimalus kuhu kinni hakata. Ehk et seda tuleb nii-öelda limaskesta kaitsta. Kui meil on väga nii-öelda, oleme tajunud, et meil hakkab mingisugune infektsioon külge nii-öelda meid maha murdma, siis esimesed teed, kus nad sisse tulevad, ongi sageli just hingamisteed ja need soolalahustega ninaloputamised, lihtsalt puhtalt mehaaniliselt pesevad sealt maha need nii-öelda suuremas koguses haigustekitajad. Kui see haigus on meid juba maha murdnud, ta on juba tagumises toas, siis nii-öelda uksetaguse puhastamine enam väga ei aita. Aga nina tuleb lahti hoida, et sellest nii-öelda esimesest nohust ei teki kõrvapõletikku ja nii edasi, et ma arvan, et peaksime käituma nii, nagu vanaemad käitusid. Minu vanaema vist pani küüslauku ikkagist kuskile nina alla. Ei ole väga näidatud, see tõenäoliselt hoiab inimesed kaugemale, rohkem kui meeter kui 1,5. Vanaema kee ümber ja rõputa kõrva ja juuste külje ka üks pärlikee ja siis sinu lähedal inimesed lihtsalt kui ongi ju selle pärast. Hoiavad natsa eemale sust. Just. Ja siis sobilikku kaugusesse viiruste levitamise mõttes. Ja mis veel tahtsin küsida? Ja laste puhul tegelikult täpselt samad asjad on ju, et nad oleks lihtsalt palju õues
et ega seal ei olegi midagi muud, on ju. söövad normaalselt, käivad väljas, füüsiline tegevus. Nendel ei oleks väga palju stressi. Jah, ja selleks, et kopsud kortsu ei vajuks, tuleb nad sealt arvuti tagant mõneks ajaks välja tõsta, et kopsud saaksid lahti minna ja liikuda ja inimesel füüsis ka natuke turgutada saada. Aga me rääkisime vaktsiinidest ja üldse nagu, et igal viirusel on oma nagu tüpaaž aga millest see otsus siis sünnib, et mingile viirusele ma pean ikkagist või võiksin siis läbi vaktsiini seda nagu nii-öelda treenida oma immuunsüsteemi ja mingitele üldse ei loodagi seda vaktsiini, et kuidas see maailm käib ja mille alusel inimene peaks selle otsuse tegema, mitte ma ei räägi nendest laste vaktsiinidest. Ega tegelikult neid haigusi, nakkushaigusi, mille vastu inimene on suutnud vaktsiini välja mõelda ja vaktsiini väljamõtlemise idee on umbes 200 pluss-miinus aastat vana, üldse mitte väga, väga vana nähtus. Et kui inimest teadaolevalt suudab haigeks teha umbes 1500 pluss-miinus sinna-tänna kanti erinevat mikroorganismi, siis vaktsiine on olemas umbes 23-28 vastu. Ja see ei ole teps mitte lihtne tegevus, sellepärast et viirused muutuvad ja iseäranise osavad muutuma on mis tahes igasugused hingamisteede viirused. Et nemad on looduse poolt juba disainitud selliseks, et copy-paste ei tööta. No ei tööta, kas läheb paber viltu sinna masinasse, trükivärv saab otsa ja seda juhtub igal ajal uuesti, sellepärast, et nad ju satuvad ühest inimesest teise ja kui nad teevad seda 9 miljard korda, siis nad on lõppude lõpuks viimaseni jõudes ikkagi natuke teistsugused, mis tõttu väga paljude nende vastu on üritatud ja vanasti arvati, et loome, on selgunud, et see ei ole nii lihtne, et need vähesed, mida me kasutada saame näiteks gripiviiruse vastu igal hooajal, vaktsineerida neid, kes on ohustatud sellest, et nad seda gripiviirust põevad raskelt kopsupõletikuga ja lõpuks tagatipuks ka veel tüsistustega, ehk siis viirus teeb laastamistöö ette ära ja sinna maandub mingi suvaline muu bakter otsa ja siis saab inimene antibiootikume ja on üldse ülepeakaela kuu-2 rajalt maas, et seda tasuks teha ja seeläbi oma immuunsüsteemi õpetada. Aga hirmus palju neid hingamisteede viirusid, nohuviirus üksipäini on 100 erinevat serotüüpi, halloo. Et kes on see, kes mõtleb välja 100 erinevat varianti selle jaoks või adenoviirused või paragripiviirused või metapneumoviirused, neid on nii palju, et see ei ole meil tänase päevani õnnestunud. Et see vähene, mis meil kasutada on, et seda on kasutatud ja on näidatud väga-väga suurte rahvahulkade peale, et tegelikult see töötab, et inimene ei pea sattuma gripiga haige voodisse ja veel rebama seal 2+ nädalat ja võib-olla isegi intensiivis otsapidi olema. Aga me natuke rääkisime sellest, et igal nii-öelda viirusel ja igal inimesel on oma aeg enam-vähem, millal ta võiks saada terveks, on ju. Et mis hetkel on ikkagi see, et ma peaksin arsti poole pöörduma? Kas see on ainult see aeg, et loen näiteks, et seda viirust, näiteks köha sellisel puhul või nohu võiks kesta nii kaua, aga mul on ta näiteks kestnud juba 2-3 nädalat kauem, et kas see on ainuke indikatsioon, kui tegelikult peaks arsti poole pöörduma või mis on veel sellised kohad, kus tegelikult võiks minna ennast näitama, et vaadata, et mis seal siis toimub, et keha ei saa selle viirusega hakkama sellisel kujul, kui tegelikult ta peaks saama. Esimene kindlasti on see, et kui inimesel on ikkagi kõrge palavik püsib mitu päeva ja ta oma koduste palaviku 38-39 ja ta oma koduste vahenditega seda palavikku alla ei saa või tal on tekkinud jõuetus, tal tekib õhupuudus, et need on üks kõige lihtsamad asjad, mille puhul tavaliselt peaks nii-öelda arstiabi otsima. Et see, et mul nohu kestab nädal aega või 1,5 nädalat, see võib olla lihtsalt halb õnn. Lihtsalt tuleb see nina lahti hoida ja lasta selle nohul sealt välja tuua, et ninalimaskest üritub puhastuda sellest infektsioonist, mis sinna on saabunud. Aga kui meie enesetunne läheb halvaks, me ei jaksa olla, me ei jaksa oma asju teha, vaatamata sellele, et me oleme kasutanud kainet mõistust ja koduseid vahendeid palaviku alandamiseks ja joonud piisavalt, siis on see koht, kus tasub abi küsida. Kui mul on näiteks niimoodi, et mul ei ole neid selliseid, mida sina just kirjeldasid, selliseid sümptomeid, aga mu nohu on olnud mul näiteks juba 6 aega.
et kas siis ikkagist ju võiks ka on ju arst, on ju. küsida. No mis seal taga siis võiks olla või et mis hetkel nagu otsustab arst näiteks, et nüüd on siin ikkagi see koht, et on antibiootikumid ainuke koht, mis võivad toetada? Nohud on ka erinevad. Ühed nohud on need, mis on niisugused läbipaistvad ja vesised. Osad nohud on need, kus nina on lihtsalt kinni ja tegelikult olulist sekreeti ei teki. Ja on sellised nohud, kus tegelikult väga nii-öelda üldse päeval väga mingit muud muret ei ole, ainult hommikuti on vaja köhatada hommikul ärgates. Aga on ka sellised nohud, kus tuleb niisugust värvilist, kollakat, rohekat sekreeti püsivalt, mõnikord ka muud värvisekreeti. Ehk et kui selline värvilise sekreediga nohu püsib pikalt, siis see on küll kindlasti koht, kus tasub nii-öelda arsti juurde minna. Või teine variant, kui on nohud püsivad, niisugused vesised nohud püsivad pikalt, ei olegi palavikuga haigust üldse, siis tasub ka minna, siis otsitakse mingeid muid põhjuseid sealt tagant. Ja köha puhul on ka, sa ütlesid, et nohu puhul hästi selge, et seal on värvus ja nii edasi on ju, või konsistents või see pikkus on ju, et aga kas köha puhul on ka siis, et ikkagist mingi selline periood, kus ma nagu, ma ei tea, kui mul on 1,5 kuud köha olnud, et siis ma ikkagist peaksin minema arsti. Võiks ikkagi minna, sest et köhadel võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, see ei pruugi alati olla infektsioon, seal võib olla südamehaigused, seal võivad olla allergiad, seal võivad olla maost tingitud kaebused, et neid põhjuseid köhale võib olla väga palju erinevaid. Et kui inimesel on näiteks rögane köha ja ta köhib seda juba nädal, 1,5 ja see kuidagi pidi paremaks minema ei hakka, siis võiks tegelikult perearsti käest küsida, et mis me nüüd teeme. Siis perearst oskab aidata. Ja see ei ole küll otseselt tänase saate teema, aga mis hetkel inimese immuunsüsteem jõuab sinna kohta, kus võib tekkida autoimmuunsus, kas on kõigest pigem nagu sellise kroonilise stressi lõppvaatus või mida alati kõigil, aga et kuidas see protsess seal tekib, et kas seal on kroonilisel stressil ühesõnaga oma koht ja roll mängida? Ma arvan, et seal mingine roll on, kui ma sellele küsimusele täna vastaks, siis ma oleks järgmine, kes saaks Nobeli preemia. Ma kahjuks ei oska sellele niimoodi vastata. Ehk et autoimmuunsete protsesside tekkes on väga palju erinevaid faktoreid, on teatavad geneetilised rollid, on teatavad viirusinfektsioonid, mis neid käivitada võimad, on ka krooniline stress ja muud kroonilised haigused seal juures, mis võivad neid käivitada, et seal on väga palju erinevaid variante ja mõnda neist me saame mõjutada, mõnda neist me ei saa mõjutada ja seda, millise geenipaketiga me siia ilma tulnud oleme, me reeglina ei tea. Et pigem ongi see, kuivõrd siis sinu igapäevane elustiil tegelikult ja selline stressivähesus ja kõik, et need ju mängivad väga suurt rolli, kas see geneetika, mis sul võib isegi olla, on ju, avaldub. Kas on midagi, mida ma ei ole küsinud, millest te tahaksite täna rääkida veel? Mis puudutab selline, kui inimene kuulab, mõtleb, et okei, kuidas ma siis ennast nüüd toetan? Mida ma peaksin selle teema kohta veel teadma? Ma arvan, et kõige tähtsam ongi see, et mitte üle mõelda. Ehk kui me käitume ratsionaalselt, tasakaalukalt, üksteisega arvestavalt ja ei pitsuta ennast ka liiga palju üle, siis see on see, millega võib-olla tasub edasi minna. Aga liiga palju ette taha mõelda, et mis juhtub siis, kui ma teen nii ja mis juhtub siis, kui ma teen naa, see lõpuks tekitab ka kroonilist stressi. Seda ei ole vaja endaga teha. Terviseärevust. Just. Ökosüsteem meie ümber, mikroökosüsteem on väga-väga vana. Ja meie keha on õppinud oma mikroobidega toime tulema, nendega koos elama. Ehk siis hoidkem seda tasakaalu kõigi nende võtetega, mida me nüüd pikalt ja laialt läbi rääkinud oleme. Nad on tänulikud meile selle eest. Hästi nõus. Nemad võidavad meist ja meie nendest. Just. Aitäh teile selle vestluse eest. Ma arvan, et üks väga ilus asi, mis siit ikkagist läbi kõlas, on see, kui oluline on puhkus. Ja iseenda hoidmine
lihtsalt juba sellel tasandil, rääkimata sellest, mida me siis sööme ja nii edasi, sest lõpuks on nii, et kui me puhkame ja võtame selle aja iseendale, siis meil on ka ressurssi mõelda, mida me tegelikult oma kehasse tahame panna. Me ei päästa ennast võib-olla väga tihti mingite toitudega või oma rasket emotsiooni ei päästa nii-öelda, ei suru alla võib-olla mingite toitudega, mis tegelikult meid kahjustavad, et see puhkus. Igal olukorral, ka siis, kui sa ei ole haige. Aitäh! Aitäh! Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui saade pakkus sulle väärtust, siis nagu ikka, jaga seda ka teistele ja mis siis muud kui järgmise korrani.